Tiina. Tere! Hakkame kohe algusest peale. Kuidas sinust juuksur sai? Minust sai juuksur niimoodi, et minu unistus oli saada kosmeetikuks. Ja sel ajal käisin ma Kosel juuksuri juures, kes ütles mulle, et miks sa tahad kosmeetikuks, hakka juuksuriks, palju ägedam. Miks mitte, proovin siis. Ja nii ma saingi juuksurikooli sisse, ehk siis ta oli veel, oli ta Kristiine teeninduskool ja juba teisel aastal läksime Tööstushariduskeskusesse, ehk ma olen esimene lõpetaja 2004 aasta. Ma tahtsin küsida, et kas sa julged öelda ka, mis aastal see oli? Ega hästi ei julge. Mina ei julge oma aastat öelda. Ei, ma julgen, aga see ei ole tähtis. Aga kuidas sul kas sul hakkas kohe see juuksuritöö minema ja said kohe kliendid ja kõik või kuidas? Ei, tegelikult mitte, eks algus on ikka raske, et ma läksin ju kohe peale gümnaasiumit ja tead ikka siuke noor ja nägid noor välja ja ei lähe kunagi meelest ära, kas oli 2007 aasta. Tuli Ilusalongis lõvilakk töötasin ja tuli üks meesterahvas sisse. Ma ütlesin, et saab lõigata, vaatab üksib, et meeste päid ikka enne olete näinud või? Ma sain midagi, ikka olen. et väga kahtlev oli. Ja ise töötasid kindlasti ühes salongis või oli sul endal oma salong? Ma tean, et sul praegu on salong, eks ole? Ja, mul on väike ilustuudio, aga jaa. Sellepärast ma alguses töötasin, erinevates salongides proovisin töötada. Minu juhendaja Kette Vooler oli hästi tugev juhendaja, ta väga armas inimene oli, kes viitsis minuga tegeleda. Ja sealt edasi, tema arvest läksin ma edasi erinevatesse salongidesse, et ega raske oli leida endale sobivat. Ja siis 2008 äkki me otsustasime sõbrannaga, et me ostame lõvilakka. Me ostsime lõvilakka ära ja siis tuli välja, et see maja, mis me ostsime, seal läheb lammutamisele ja siis tegime järgmise salongi ja siis tegime järgmise salongi ja siis läks Mustikakeskus kinni ja aga lõvilakk toimib ilusti siiani. Aga sa ei ole lõvilakas enam tegeleks ju? Ei, ammuilma. Juba 2004 algus enam ei ole. Ja mis see praegune su salong on? USL ilustuudio. See on niisugune pisikene ilustuudio, kus peale minu on veel 4 juuksurit. Aga kui sa alustasid, mis sul kõige raskem oli? Kõige raskem? Võib-olla rahaline pool, et noor inimene, et pidid ju olema FIE, ega väga kuskile palgaliseks võetud. Kui sa said palgaliseks, siis palk oli suhteliselt väikene. Et mul oli väike laps, et võib-olla see rahaline pool oli kõige suurem, et otsid kogu aeg ikkagi seda kohta, kus oleks rohkem kliente, rohkem teeniks. Et see oli ikkagi vist kõige suurem probleem, et just see teenistus algselt. Mis sa praegu soovitaksid neile, sest praegu on ka probleem, et noored ei jää tööle teinekord, et lihtsalt ei ole rahaliselt, ei tule välja. Ei tule välja, jah. Tegelikult ma käisin alles Tööstushariduskeskuses ka tegemas koolitust ja ma soovitasin neile ka, et väga hoolega valida töökohta ja vaadata siis, kas siis uusarendustesse, kus siis on kliente palju, kus on lapsi palju, et kuskilt alustada või siis kaubanduskeskused, et ütleme selline nurgatagune salong või siuke, mis isegi kus klient võib vanadel juuksuritel graafik täiesti täis olla, aga ei tule uusi kliente. Et tegelikult on keeruline leida endale sobivat töökohta. Ja kollektiiv peab ka olema tore ja vastuvõtlik ja tegelikult ka noort juuksurit natukene aitama ja teda toetama. Aga kuidas, kui on, et kui ma olen nüüd nagu 2 aastat ei ole klientuuri saanud, kas ma nüüd peale alla andma või peaks edasi minema? Ma alla anda küll ei soovitaks. Pigem võtta koolitusi ja sotsiaalmeedia on tänapäeval ju niivõrd tugev jõud, et läbi sotsiaalmeedia ja ikkagi tööd ja vaeva näha edasi. 2 aastat on vähe, 2 aastat on väga väike aeg. Tuleks ikkagi vastu pidada ja... Ikka. Kas sul on juuksurina mingisugune oma lemmik töö ka, mis sa teed või nii-öelda spetsialiseerumine? Mulle meeldib teha naistööd. Mulle meeldib värvida. Varasemalt ma armastasin helendustöid teha, aga järjest rohkem ma näen nagu värvides ilu, et mulle meeldib hästi palju nagu värvida erinevaid toone, punaseid, just seda värvi ilu näha juukses. Värvid, jah, just. Aga meie saime siin mõni aeg tagasi tuttavaks ja siis sa kadusid äkki ära. Et kus sa kadusid? Ma elasin vahepeal Kanadas, seoses mu mehedega me kolisime Kanadasse ja elasin seal päris mitu aastat ja tegin seal tööd. No aga räägi, kuidas seal tööd teha oli siis? Ütleme keeruline, et kui ma saatsin oma
CV-d laiali, siis ma mitte ühtegi vastust ei saanud. Ehk ma võtsin oma CV-d ja läksin salongist salongi lihtsalt viisi. Ja üsna kiiresti tuli tagasiside esimesest salongist, et käisin töövestlusel ja siis nad kontrollisid, kui palju ma inglise keelt oskan ja siis ma alustasin seal tööd. Esimene päev oli suht närviline, sihuke võõras ja pelgasid. Aga tegelikult midagi hirmsat ei ole. Aga Eestis on ikka lihtsam. Mis täpselt siis? Kas kliendid või lihtsalt võõras koht? Eks võõras koht ja tegelikult on ka see, et klientuur on seal hästi-hästi seinast seina. On asiaadid, on hästi palju erinevat rahvust on erinevatest regioonidest, et esimene töö pandi mind tegema, kas ta oli liibanonlane või omaniku õde. Oh my god, need lokid, need ei läinud sirgeks. Et hästi ja muidugi see ka, et seal on kuidagi teistmoodi, et kui salongis on omanik, siis ta on ikkagi boss. Et ei ole niimoodi, et ma võin helistada, võtta telefoni vastu, millal ma tahan, ma võin teha, mida ma tahan. Et päris nii ei ole, et ikka kui klienti ei ole, siis naljalt maha istuda ikkagi ei tohi, siis sa lihtsalt koristad kogu aeg. Muidugi ma olin tunnipalgaga, et seal on hästi populaarne tunnipalk. Et ilmselgelt keegi istudes sulle raha ei anna, et kui läksid korraks välja kas või 5 minutiks või a la 5 minutit jõid kohvi, siis sa logisidki ennast välja ja sellest sa raha ei saanud. Vau, et ei olnud, et tuled tööle ja kas tööd on või ei ole ja palka saad ikka sellist asja? Ei, siis me lihtsalt koristasime 3 korda järjest salongi. Tegime 3 korda tiiru peale. Ja esimeses salongis oli okei, et mul laps läks kooli seal ja et kõik, et salongi telefonile võis helistada, kui mõni mure on. Hiljem ma võtsin juba nutitelefoni, või kella tähendab, et ma sain kellalt tal sõnumi. Aga jah, või siis käisin veitses lapsega rääkimas oma mobiiliga, et ja näiteks saalis ei tohtinud, kus kliendid olid seal oma telefoniga rääkida ei tohtinud, et üsna siuksed karmid reeglid olid. Kord oli majas. Kord oli majas, jah. Aga millised sa ka, millised teenused olid, mis? No ma saan aru, et kindlasti on salongid erinevad, aga... No selles minul oli niimoodi, et kui vaja olin assistent, assisteerisin omanikku, kes oli siis niinimetatult master. Siis ma assisteerisin teda, ta tegi mingit palajaas asja, siis ma aitasin teda või siis, ma ei tea, panin värvi pähe või pesin värvi või see käis nagu kuidagi ringi ratast, et sina lõikad, sina värvid, sina pesed, toonid, et kuidagi siuke ja et hästi nagu ringi ratast käis, et sa ei teinudki ühte klienti nagu algusest lõpuni ise. Ja kõik kliendid käisid niimoodi? Jah, kõik käisid niimoodi, siis selle võrra sa said palju rohkem tööd teha. No siis on see tunnipalk jah, et siis kõik on ju hoos. Ja just kogu aeg oled töös. Aga mis nagu suuremad klientide soovide erinevused olid, kuidas või? No aeg oli siis päris, sellest on natukene teine, Eestis oli ka sel hetkel, ma arvan, see helendamistehnika oli hästi palju, et kõik, kes olid, kas see süsimustad, kõik tahtsid ju palajaasi saada või mis iganes tehnikat, et neid tehnikaid oli hästi palju. Aga samamoodi nagu Eestis ikka salgud. Mida ma täheldasin, tumedat värvi oli oluliselt rohkem. Ütleme siuke 1 kuni 4 tumedusast, nii et seda oli hästi palju. Ja muidugi mul oli päris palju neid tumedapäilisi kliente, sellepärast et ma panin värvi ilusti ja korrektselt ja puhastasin näoääred ära, sest nad plätserdasid niimoodi täis, et teinekord klient kõik kohad olid seda musta täis. Et vaata, mul oli üks klient, kes alati andis mulle $20 jötsi, sest ta näoäär ja ilus puhas. No vaat see nüüd tasub tähelepanu pöörata. Jah, tasub. Aga siis ma tundsin, et sai küllalt sellest esimesest salongist. Ja tegelikult kõik ei ole alati kuld, mis hiilgab. Siis ma avastasin, et suure tõenäosusega nad ei maksnud mulle jootraha, mis mulle tegelikult kliendid jätsid, et sellest oli väga väike protsent tuli tegelikult mulle. Et kui ma teise salongi läksin, siis mul oli üllatus, et ma sain päevas mingi $30 jootraha ja $40. Et seal sain ma 2 nädalaga kokku sama palju, sest ma ju ei näe. Tegelikult seal on niimoodi, et kaardimakse, siis seal klient saab jätta sulle 10, 15, 20%, et ta saab valida kohe, et palju ta jätab jootraha. Et kui on administraator või manager, kes seda haldab, siis põhimõtteliselt sa ei näegi seda, kui ta just sulas ei tule sulle andma. Wow. Et igal pool juhtub selliseid asju, nii et
aga mis see teine salong oli? teine salong oli selline hästi huvitav salong, see oli White Room salon, kus oli hästi jõukate inimeste piirkonnas. seal olid kliendid olid naisterahvad, kes autojuhid tõid, neil olid kodus teenijad, et need olid ikka väga-väga rikkad daamid. Et tulid siis, võtsid kleidi ära, panid kimono ja siis pandi talle see pleet peale. Et siuke natukene teise klassi inimesed olid. Aga sinna läksid ka viisid ise oma CV, et ise peab tegema, et keegi sind ei oota kuskil. Just, aga seal ma olingi rohkem assistent, ma aitasin värvi panna, värvi pesin, toonisin, vahel föönitasin, tegin soengu, et hästi nagu olenes sellepärast, et kuna seal sa pead ikkagi selle kohaliku juuksuri litsentsi endale tegema, et ma sinna eksamile ei jõudnud, aga neil oli omal ka mingisugune siuke süsteem, mis ma pidin nagu läbima, aga ma selleni ei jõudnud, sest ma otsustasime, et me tuleme nagu Eestisse tagasi. Aga see oli hästi vahva salong ja hästi tore salong oli. Ma mäletan, seal oli ka üks probleem, et omanik tuli ütlema, et ma liiga kaua teen peamassaaži. Selge. Et seal kogu aeg, vaata Kanadas oli see asi, et meil on siin kuidagi palju rahulikum, seal on kogu aeg time is money. Ja see ongi kogu aeg sul kuklas time is money. No jah, siis on küll jah. Jah, et see on hästi, vähemalt selles kahes salongis, kus mina töötasin, ikkagi kogu aeg, et aeg on raha, et midagi pole teha. Aga see, et kui sa oleks sinna jäänud, tahtnud ikkagi hakata nagu, siis oleks pidanud tegema selle litsentsi endale ära. Ja, tegelikult mul oligi see plaanis. Ma lihtsalt mõtlesin, ma natukene arendan keelt ja, aga tegelikult seda hästi lihtne, et põhimõtteliselt sa võid inimese kaasa võtta, kes on sinust ala paremini, näiteks valdab inglise keelt, et ta tõlgib sulle või see on tegelikult hästi lihtne teha. Et eks ma olekski seda läinud tegema, et seal võid päris palju kontrollima, aga seda peab mingi aja tagant uuendama, aga salongidest juuksuritel, vanadel juuksuritel kui oli uuendamata, nii et kui oleks tulnud sisse kontroll, siis nad oleks peanud ütlema, et nad on assistendid. Aga kuidas see eksam või mis asi see seisnes? Ta oli nagu kirjalik eksam. Kirjalik? Ja, aga eks seal oli ka see kvaliteet oli ikka nagu nii seinast seina, aga muidugi millest ma nagu aru sain, et näiteks föönisoengu oskus. Mul puudus igasugune föönisoengu oskus, kui ma sinna läksin. Ma ise arvasin, et ma oskan. Aga need tehnikad, asjad, mida ikkagi nemad teevad, on nagu hoopis teistmoodi. Et meil ikkagi see fööniharja töö on üsna kehvake. Nüüd ma ei tea, kuidas ma ei oska nüüd meil ka tegelikult ikkagi Eestis tulnud ja on koolitused asjad, et ikkagi õpitakse tegema. Et meie oskasime ikkagi, mina oskasin ennem seda ikkagi tegin kõik sirgendajate lokitangidega, aga ma ei osanud fööniharjaga teha. No meil on eksamil pole sirgendajad lokitange lubatud ja tegelikult ega head föönitööd näeb harva osalt öeldes, et see vist jah. Et see on jah, meil üsna nõrk on Eestis föönisoengud teema, et ongi, et tegelikult kui mind ka pandi esimeses salongis proovile, siis tegelikult oleks ma pidanud saama juba fööniga selle juukse nagu ideaalselt sirgeks on ja et mina üritasin sirgendajaga teha, aga kui on ikka siuke väga tugev ja kange lokk ja siukene tume karv ja siuke jäme, siis ta lihtsalt ei lähe sirgendajaga korralikult enam sirgeks, kui sa oled ikkagi väga kuivaks ta. Ja seal on ju omad nipid, on ju, et kui lokis juuks on, kui kiiresti, kui märga juust sa hakkad nagu kuivata, sirgemaks tõmbama, et sellel on ka omad nipid, et. Ja, aga kas sul nagu seda ei olnud, et ma olin siin Eestis juba niimoodi, ikkagi tegija ja tegin koolitusi ja kõike ja nüüd siis lähen siis olen assistent? Ikka ma ikka naeran, et selle aja jooksul ma õppisin hästi põrandat pühkima. Aga midagi pole teha, et sa pead nagu lihtsalt selles keskkonnas kohanema ja midagi pole teha, et aga ma arvan, et ma sain hakkama, et kui ma oleks sinna pikemalt edasi jäänud, et mul oli üks hästi tore tuttav, kes oli ka juuksur, kes oli küll eestlane, aga seal õppinud juba juuksuriks, et eks temaga ma sain Kiuni koosolekutel käia ja ühe korra modelliks olla, et see oli päris huvitav kogemus, et Kiun, mis see? Keune. Nad ütlevad seal Kiun. Keune, jah. Jah, et päris huvitav oli, kuidas need müügimehed seal, kuidas neile seda koolitust tehti ja see oli niuke teistmoodi kogemus, et kui meil Eestis on siin 1, 2, 3 müügimeest ühel ettevõttel, siis neid oli ikka meeletult palju. Et terve auditoorium oli, Kanada on ju nii suur. Et see oli hästi huvitav, kuidas siis uusi tooteid presenteeriti modellide peale, et.
et ikka korralikud koolitused olid müügimeestele. ja siis sa otsustasid tulla tagasi. Ja siis ma otsustasin tagasi tulla, siis mul oli kogu aeg mõttes, et mida ma siis, mul oli juba sõbrannaga kokku lepitud, et ma lähen ta salongi tööle. Aga kuna ma kolisin Uuesalusse ja siis seal alustati Uuesalu väikese büroohoone ehitus, siis ma bronisin sinna endale ruumi ja tegin endale oma töökoha. Ja seal oli väga hea on alustada, sest inimesi on palju, uus asula, jah. Elamurajoon. Elamurajoon, just on õige. Et sellest seal klient jätkub siiani. Et me oleme juba tegelikult jaanuaris saab 7 aastat. Et me oleme juba nii palju kaua nüüd avatud olnud ja saad juuksed on algusest saati olnud. Et meil on seal väga salong läks ilusti käima. Jah, väga hästi. Kuigi ta on siuke väike ruum, aga siuke pisikene salongikene, aga ma tunnen, et see on nagu selline piisav. Et enam ei tahaks selliseid 100-ruuduseid salonge, et ei jaksa hallata, et teed täpselt seda, mida oskad ja et mulle väga meeldib see. Ja me kliendid on hästi toredad, et meil väga harva, kui mõni probleem tekib, et kõik on nagu super. Aga sa ikkagi jääd rahul? Jah, alati tahaks ju midagi veel teha, et. Nii, ja siis tuli MC-Pet. MC-Peti eelmine maaletooja. Anneli, jah. Anneli kirjutas mulle üks eelmine suvi, juulikuus kirja, et kas ma tahaksin üle võtta, ega ma pikalt ei mõelnud. Et kuna ma olen ise hästi suur MC-Peti fänn ja selleks hetkeks olin ma 6 aastat juba MC-Petiga peaaegu tööd teinud, siis ei olnud nagu kahtlustki, et ma olin nagu oma mõtetes mõelnud, et MC-Petiga võiks küll rohkem tegeleda tulevikus. Mõtlesin tegelikult isegi, et Annelile mingit ka koostööd teha, aga et soovid lähevad vahel täide. Ole ettevaatlik, mis sa soovid, eks. Just, ja siis ma olin nõus ja siis alates september 2023 on siis Osoin Kesti ametlik maaletooja, MC-Peti maaletooja. Nii, ja nüüd saad ka sa oled MC-Petis seal kohal ka käinud? Ja ma olen korduvalt käinud kohal, jah. Et me hästi palju suhtleme eksportmanageriga ja viimane kord kohtusin päris pikalt, rääkisin juttu ka MC-Peti loojaga. Et väga äge meeskond on neil Itaalias. Mis see nüüd iseloomustab seda firmat? Nad on hästi jätkusuutlikud. Nad kasutavad kõik taaskasutatavaid materjale, nad on vegan, nad võimalikult puhtalt toodavad oma tooteid, et võimalikult vähe kemikaale, keemiat oleks, et kõik oleks võimalikult puhas. Ja iga kirja meili vahetuse lõpus on, et palun ära prindi seda välja, kui see ei ole vajalik. Et päästame puid ja MC-Pet tegeleb ka hetkel ühe organisatsiooniga, kus siis päästavad mesilasi. Nagu teadaolevalt on praegu, et mesilased on ju hävimisohus, sest linnastumine toimub nii kiiresti üle maailma. Et nad on hästi jätkusuutlik ja kogu aeg mõtlevad välja, et jälle tooteid, mis oleks jätkusuutlikud, mis jätaks väiksema jalajälje ja see on hästi nagu minu mõttelaadi ja minu nagu maailmavaatega käib hästi kokku. Ja need koolitused, kas on need tootekoolitused, mis nad sulle pakuvad või sa käid ka? Hästi erinevaid. On tootekoolitused, on uute toodete presentatsioonid, lansseerimised ja on ka koolitused. Et nüüd meil oli just uus termaalivärv tuleb välja, termaalveega ja ütled, et see on ainulaadne maailmas, et teist sellist ei ole, ta on hooldav. Ta on termaalveega, ta sobib allergikutele, ta on rahustav ja lisaks on tal mikropigmendid, et see värv jääb nii ilus. Et ma juba olen siin katsetanud ja uue tellimisega tuleb see sisse Eestisse. Olen juba katsetanud ja minu esimene klient, kelle peal ma katsetasin, käis eile ja ütles, et ma paluks seda sama värvi, et mulle see väga meeldis. Aga mikropigmendid, räägi nendest natukene. Mikropigmendid, et need pigmendid on nii väikseks aetud, et nad lähevad sinna hästi sügavale juukse sisse. Nad püsivad pikaaegsemalt, on värv säravam, värvi tuhmu, ta läigib, et tegelikult tänapäeval on hästi oluline, et need pigmendid oleks hästi väikesed ja hästi sügavale tungiksid. Et ei ole vaja just niimoodi raamaki avada, eks ole? Just.
ja värvidest seal on olemas kõik nii toonijad. jah, meil on nüüdsest siis on 4 erinevat värviliini. On MC-Beti enda liinist on Chromakin, mis on siis sihuke hästi klassikaline ja püsivärv. tal on alla 1% vesinikku, ta ei lõhna ebameeldivalt, ta ei tekita ärritust ja no need värvid imelised, sest tal on selline reflekstehnoloogiaga, ta on imeliselt läikiv. Et ma tean ainult ühte klienti, kes ütleb juuksurile, et liiga läikiv. ja tavaliselt kõik ajavad tagasi üliläikivat ilusat tulemust. Siis seal on siis ka see, ütleme see 100 rida, et teistel värvidel meil nüüd 100 rida ei ole, sest 10 minuti värvid on siis Chromaki Time. Et need ka ei suuda nii palju helendada, kuna seda ammoniaaki on hästi vähe. Aga ta on hästi pigmendirohke, ehk ta siis 10 minutiga nagu teeb oma töö ära. Siis on meil Chromaki Time'i demivärvid, mis on toonijad. Ja siis on Arbeche liinist on õlivärvid. Ta on ka minust hästi siuksed ainulaadsed, et nad on siuksed õlised. Nad on üliilusad toonid, läikiv. Tal on oma brauseri põhine äpp, kus siis näitab, et kuidas nagu värve omavahel segada, kuidas neid kombineerida. Et see õlivärvid on ka meil hästi populaarsed, et need on tegelikult MC-Betil Eestis üle 10 aasta olnud. Õlivärvid on ikkagi, nüüd nad on uues kuues ja natukene muutunud, aga see sisu ja kõik on ikkagi nagu endiselt sama hea. Ja siis on nüüd see kõige uuem on Thermali sarjast, Thermali värv ja need on nüüd termaalveega. Ta on võimalikult nagu puhas tehtud, sobib allergikutele. Seal on baaskreem on hästi puhas ja me saime ise neid koostisosasid nagu näha ka, mis sinna nagu värvituubi nagu sisse läksid, et see baaskreem ta oli nii niisutav, et kui ma seda nagu käele panin, ma tundsin kohe, et mu käsi oli selline kohe kuidagi siuke mõnus ja pehme, et siis kujuta ette ise, kui värvitakse juukseid on ju, ja ta on rahustava toimega, ehk ta sobib ka tegelikult, kellel on peanaha probleemid, et kellel sügeleb, kuivab, psoriaas, et sest termaalvesi, et meil on ju termaalvee sari, terve sari, šampoonid, maskid, balsamid, et need on imelised, kellel on nagu peanaha probleeme, et nad ei ravi, aga nad leevendavad probleeme. Aga jah, MC-Betil on minu meelest on MC-Betil olemas absoluutselt kõik, mida ühel juuksuril vaja oleks. Et selles suhtes on imelised blondeerijad, on vabakäetehnikate helendajad, kõik on olemas, pigmendid, meil on erinevad pigmendid, millega saab imeilusaid, läikivaid, säravaid töid teha. Pigmendid, see tähendab, et saad ise nagu kokku ja puhtad pigmendid ja puhtad pigmendid või siis intensiivistada ala vasetooni või punastooni, või siis külmatooni on ju, või panna blondeerija sisse või värvi sisse või. Ja kas nad on kõik alustasid või nad appelisi värve või lihtsalt toonijad? Selles tões meil on erinevaid, et õlivärvid on kergelt happelised, aga ütleme, Chromaki Time'i toonijad on aluselised. Aga tegelikult on hästi oluline teada ka seda, et kui näiteks me võtame värvikaitse šampooni ja balsami, siis need on MC-Betil selliselt toodetud, et need tegelikult neutraliseerivad selle pH ära. Et sa teed töö ära ja siis neutraliseerib ära ja lõpuks see šampoon ja balsam neutraliseerivad ära selle töö. Et ütleme, et see tähendab juukse, et see pH jääks võimalikult see õige pH, mis loomu poolest meil on. Ja kui me räägime vesinikest, siis meil on Thermali, Chromakini ja Time'i sarja värvid lähevad kõik ühe vesinikuga. Ja mulle meeldib hästi, et Arbeche õlivärvi vesinikud on eraldi ja nad on juba eraldi bondiga, et ta on hästi hooldavad. Et kui on näiteks allergiline klient ja tal peanahk hakkab hästi kipitama või midagi on, et siis saab alati kasutada, siis võib kasutada Arbeche neid aktivaatoreid siis teiste värvidega. Ja mis on hästi huvitav, siis Arbeche Opera
sarja siis on loonud Marco Todaro, kellega mul on ka õnnestunud kohtuda. Üliäge mees, kes ta on nii äge juuksur, ta on nii loov ja selline ja samas tast õhkab nii palju sõbralikkust ja tema siis rääkis meile Gucci moemajast, kuidas ta seal nendega koostööd teeb ja siis sihuke kunstiline juht on niimoodi, soengute kunstiline juht ja kuidas sõudele pildistamiste soengut. Jah, just, et ta rääkis sellest maailmast ka natuke, et see oli ka, ma juba ei hakka siin rääkima, see läheb nii pikaks, aga kui mõni juuksur tahab minuga kohtuda, siis me võime päris pikalt rääkida. Täpselt ma tahtsin küsida, et kui nüüd juuksur tekkis huvi, et me paneme siia juurde ka kontaktid, eks ju kindlasti, aga et kas sul on ka mingeid üritusi või mingeid asju toimub? Ja meil on kogu aeg, tasub MCBeti Facebooki, Instagrami lehel silma peal hoida. Meil on hästi tihti on koolitused, et meil on tegelikult ka list juuksuritest, kellele me saadame siis koolitusinfod, asjad. Ja ma arvan, et ka äkki läbi juuksurite ühenduse saab koolitusinfot, et meil on 24. novembril tulemas Blond ekspertkoolitus, kus siis meil koolitaja Anna on imeline AirTouchi meister. Ja siis me näitame natukene erinevaid helendustehnikaid. Siis MCBetil endal on Push Blond, selline tehnika, mis on siis salgu ja palajas ja siuke välja töötatud tehnika, mida ma käisin ise Itaalias õppimas. Ja räägime üldse erinevatest manipis, erinevatest tehnikatest, kuidas neid kombineerida. Et ma olen ka hästi paljudel koolitustel käinud, aga iga koolitus on jälle hästi eriline. Ja siis me räägime natukene toonijatest. Et kui me näiteks konkreetselt neid toonijaid vaatame, siis need on ikkagi mõeldud ikkagi selleks, kui juuks on nagu üli blondiks saadud, et me ei saa panna seda 8. tumedusastmele, et mul ennegi on küsitud, et miks mul ei jääda roosa, aga oleneb sellest, mis see põhi on. Et tahaks ka need algtõed selge uuesti nagu üle rääkida, et siis ka õnnestuvad tööd oluliselt paremini. Ja teiseks, et mis ma viimane kord nüüd Itaalias käies õppisin, käisin viimati septembris, et igal värvil on kaaslane. Ja tänapäeval nüüd nad soovitavad, et alati nagu lisada hästi natuke näiteks vastandvärvi. Et kui ma tahaks saada siit sina suke hallikat lillat, siis natukene pane seda kuldset juurde, et siis ta annab sellise ilusa tatsi, et ta ei jää suke määrdendega porine. Et tegelikult igal värvil on kaaslane, et värv ei ole kunagi üksinda. No jah, me vist tihti, kes on meil on isegi selline nimi nagu kaaspigment, mis on tumedamaks jäledamaks värvimisele, mis ilmub sinna täiesti ootamatult, aga ta on seal olemas. Just, nii on. Leidetud. Aga sinu koolitustele võivad tulla ka need, kes võib-olla kohe, kui tuleks nagu siia tellima, et see on kõigile? Loomulikult, see on absoluutselt kõigile. Et me oleme kõik avatud, et ei pea tellima, et see on kõigile, et ja see me oleme 18 veel novembril oleme Tartus. Ja Tartus teeme siukse üldise MCBeti koolituse, kus me räägime põhirõhk on värvidel. Ja siis saab ka hands-on koolituse teha, et võtta modell kaasa või kui modelli ei ole, saab ka mitme peale ühte modelli teha. Et lihtsalt tunnetada, et millised need värvid on. Et ma võin 100% väita, et need värvid on lihtsalt imelised. Et üldiselt, kui meil on uued kliendid tekkinud, siis nad on alati ka üsna vaimustuses olnud, et need on head tooted. Super, aga vaatame siis natukene neid riiuleid ka läheb.